Lugupeetud külalised, head eesti keele sõbrad. Mina olen Tiina Laansalu ja mul on suur hea meel teid täna tervitada Eesti Keele Instituudi nimel, et esitleda Eesti õigekeelsuse sõnaraamatut ÕSS 2025. Tänane üritus on pühendatud teosele, mille tähendus ulatub sõnaraamatu kaante vahelt kaugemale. ÕSS on juba üle 100 aasta olnud meie ühise keeleruumi hoidja ja kujundaja. ÕSS on eesti kirjakeele normi alus. See on töövahend tuhandetele kasutajatele ja see on oluline tugi hariduses, ajakirjanduses ja avalikus suhtluses. Uue ÕSS-i koostamise teekonnal on oma panuse andnud suur hulk inimesi. Soovime siinkohal tervitada ja tänada Haridus- ja Teadusministeeriumi, Emakeele Seltsi keeletoimkonda, Emakeele Sihtasutust, Eesti Keeletoimetajate Liitu ja õiguskantsler Ülle Madiset. Lubage mul veel kiiresti edasi öelda paar korralduslikku detaili. Tänase programmi ametlik osa kestab umbes 1,5 tundi ja sellele järgneb tervitusvastuvõtt, mis kestab kella 5-ni. Kella 3 paiku ehk siis umbes tunni aja pärast katsetatakse üleriigilist ohuteavitust ja loodetavasti on siis meie jaoks ka kõik vajalikud sireenid kuulda ja ka teie nutiseadmed annavad märku, et see ohuteavitus töötab. Ja kuna tegu on testimisega, siis loodan, et keegi meil liiga muresse ei satu ja saame rahulikult siin saalis oma üritusega edasi minna. Ja veel tahaksin esile tuua, et kõigil on võimalik siin täna endale värske ÕSS soetada ja seda saab teha fuajees, nagu loodetavasti juba märkasite. Ja seda saab teha erakordselt ja ainukordselt soodsa hinnaga 20 €. Nii et kasutage võimalust. Nüüd aga palun avasõnu lausuma Eesti Teaduste Akadeemia asepresidendi Marek Tamme. Head eesti keele sõbrad, mul on tõesti Teaduste Akadeemia poolt hea meel teid tervitada siin pidulikus suures saalis ja ilmselt aasta kõige oodatuma ja isegi nõutuma raamatu esitlusel. Teaduste Akadeemia kahjuks või õnneks ei koosta eesti õigekeelsussõnastikku. Küll, nagu te teate, teevad seda näiteks Prantsuse akadeemikud ja seda juba 17. sajandist alates. Isegi pärast vaatasin, et selles viimase siis rohkem kui 3 sajandiga on Prantsuse akadeemikud suutnud koostada 9 Prantsuse Akadeemia sõnaraamatu väljaannet. Viimane köide valmis mulle alles eelmise aasta lõpus ja see võttis rohkem ega vähem kui 32 aastat. Nii et 1992 kuni 2024 siis iganädalaselt Prantsuse Akadeemias toimusid sõnaraamatu arutelud ja tulemuseks on siis 4. köites ilmunud mahukas koguteos. Kui ma nüüd võrdlen seda Prantsuse Akadeemia teost Eesti Keele Instituudi ÕSS-iga, siis pean tunnistama, et ÕSS-i teadlased on palju tõhusamad ja töökamad, sest et see uus ÕSS, kui ma ei eksi, võttis mitte rohkem kui 7 aastat, vähemalt kui lähtuda sellest, et eelmine ilmus 2018. Ja kui Prantsuse Akadeemia suures seletavas sõnaraamatus on kokku 53 000 märksõna, siis selles 8 aastaga valminud ÕSS-is on neid koguni 60 000 pluss veel 30 000 liitsõnade ja tuletistena näidete näol. Nii et selles mõttes eesti keeleteadlased tegid Prantsuse akadeemikutele ära ja selle puhul ma muidugi teid siiralt kõiki õnnitlen ja tänan. Ja lisan, et kui peaks kunagi juhtuma aeg, kus miskipärast Eesti Keele Instituut enam ei taha ÕSS-i koostada, äkki siis on Teaduste Akadeemia see, kes võtab selle teatepulga üle. Aga ma lõpetaks oma lühikese tervituse väikse vaba sooviga või üleskutsega. Nimelt vaatan kasvava murega, et eesti keele avalikus kasutuses sõnad akadeemia ja akadeemik on kiires teisenemises. Seda muidugi inglise keele halval eeskujul ja nägin, et mõlemad sõnad figureerivad ka uues ÕSS-is, aga ÕSS-ile iseloomulikult siis ilma seletuseta.
et siis sõna veebist peab vaatama ka neid näiteid ja seletusi, aga ma paneks südamele, et kõik tulevased ja ka praegused õssi koostajad seisaksid selle eest, et akadeemia ei viitaks eesti keeles mitte kogu teaduse kõrgharidussüsteemile ja akadeemik mitte igale ühele, kes akadeemilisel tööl tegutseb, vaid ikkagi Teaduste Akadeemia liikmele ja Teaduste Akadeemiale kui organisatsioonile. Nii et see ikka väike soov, aga soovin teile sisukaid arutelusid, kõik tänu tegijatele ja õnn lugejatele. Ma õieti mäletan, on seal vist mingisugune paarsada uut sõna, nii et head otsimist ja annan sõna siis järgmisele tervitajale. Suur tänu ja järgmisena anname sõna Haridus- ja Teadusministeeriumi keelepoliitika asekantslerile Kairi Kaldojale. Tere, head eesti keele sõbrad! Tänavune aasta on kuulutatud Eesti raamatu aastaks ja mis võiks olla veel sümboolsem kui see, et selle aasta lõpus ilmub ka uus õigekeelsussõnaraamat õss 2025. Ääretult tore on ka see, et hoolimata sellest digiajastust ilmub see õss ka paberil. Hakkasin mõtlema, millal mina viimati enne tänast siis, kui ma sisse tulin, hoidsin käes paberil õigekeelsussõnaraamatut ja jõudsin tagasi oma keskkooli lõpukirjandi kirjutamiseni. Mul oli toona käes rohelise värvusega õss 1999. Tõepoolest, pärast seda paberilõssi selleks, et mingisugust sõna sealt otsida, ma ei mäletagi, et oleksin käes hoidnud. Lõpukirjandi teemaks oli kunst avab tee maailma mõistmisele. Ja kui ma täna siia jalutades mõtlesin selle teema peale, siis jõudsin arusaamisele, et tegelikult keel on ju ka see, mis avab tee maailma mõistmisele. Õssi koostamine on olnud kahtlemata tohutult mahukas töö, nagu sellest raamatust endast näha võib, ja kindlasti see tänane ei ole sugugi mitte punkt selle raamatu koostamisel, vaid pigem selline väike koma, nagu minul siin rinnas ja nagu Eesti Keele Instituudi logol me näeme. Kuid vaatamata sellele, ma arvan, et täna on see hetk, kui me võime olla tänulikud ja õlale patsutada kõikidele nendele inimestele, kes on selle suure töö ära teinud. Eestlastel on kombeks, et kui midagi on saavutatud, siis korraks paar sekundit istutakse maha ja mõeldakse, et ahah, läks küll hästi, aga mis nüüd edasi, kus see järgmine väljakutse on? Kahtlemata tuleb meil seda arutada, kuhu edasi, mil viisil nende sõnaraamatutega edasi toimida, milline näeb välja järgmine õss, aga ärme tee seda täna. Täna pidutseme, tähistame, et tõesti see õss lõpuks valmis on ja Margit, suur tänu sulle ja sinu meeskonnale selle suure töö eest Eesti Keele Instituudis. Mida me õssist selle lehitsemisel leiame? Sirvisin ka mina siin juba natukene. Eks igaüks vaatab sealt oma asju, keda huvitab, kas sõna akadeemia on sees, millise tähendusega on sees, keda huvitab miski muu. Aga minu hästi suur lootus on see, et see raamat on sild. Et see raamat on sild erineva tausta ja teadmistega keelekasutajate vahel. Et seda saab kasutada nii õpetaja klassiruumis õpilastele aineteadmisi selgitades, samas ka teadlane katseid täpselt kirjeldades või arst patsiendile erinevaid ravivõimalusi selgitades. Et see on igale keelekasutajale midagi. Õssi koostamise ajal oli samuti ju arutelu selle üle, et kas õss justkui piirab keelekasutajat, seab mingisuguseid piiranguid või sildistab sõnu sobivateks, ebasobivateks, mis on õige, mis on vale, või on selle funktsioon ikkagi toetada keelekasutajat. Ma arvan, et see tunnetus sõltub väga palju sellest, kes õssi käes hoiab või kes seda arvutiekraanilt loeb. Ja nendest eelhoiakutest oleneb väga palju. Aga minu arvates on veel olulisem, kui need eelhoiakud see, et me keskenduksime rohkem hoopis mõtte ja sõnumi selgusele kui üksikute sõnavigade otsimisele. Ma nõustun väga sellega, mida Margit Langemets, õssi töörühma juht, siis ütles, et kõige olulisem iga teksti puhul on selgeks mõeldud mõte. Ja ma läheksin siit natukene edasi, et mitte ainult selgeks mõeldud mõte, vaid ka selgelt välja öeldud või kirja pandud mõte. Ja siin kahtlemata õss saab meid aidata. Aga
ma arvan, et me ei tohiks õigekeelsuse ja õige keele vahele võrdusmärki panna. Sest siis me jõuamegi jälle sinna, kuhu keel jõuda ei tohiks. Keel ei tohiks inimesi tülli ajada, lõhestada ja erinevaid inimesi üksteisest kaugemale viia, vaid vastupidi. Keel on miski, mille mõte on ju tuua kokku ja ühendada, leida see ühisosa, väljendada ennast teisele arusaadaval viisil. Kindlasti õigekeelsus on ka tähtis, seda ei tohi alahinnata, kuid veel olulisem, ma arvan, on see, et me oskaksime seda raamatut targalt kasutada, luua tekste, mis on selged, korrektsed ja need arvestavad konteksti ning sihtrühma. Ma arvan, et uus õss ongi selline, selge, konteksti arvestav, sihtrühmale mõistetav, mistõttu ma veel kord tänan kõiki, kes on selle raamatu koostamisse panustanud. Nüüd, täna on kahtlemata eesti keele jaoks üks hästi oluline ja hästi suur päev. Aga lisaks sellele kuulsime juba, et toimub kell 3 sireeni testimine meie valmisoleku testimiseks ja tegelikult maailmas 10. detsember on ka rahvusvaheline inimõiguste päev. Ja keelelised inimõigused on täiesti eraldi kategooriana olemas, ehk et keel on ka midagi sellist, mida väga tihti inimõigustega seostatakse. Küll aga 10. detsember on ka päev, mil toimub Nobeli preemiate tseremoniaalne üleandmine. Jah, need preemiate saajad on sageli juba varem teada, aga just see tseremoonia Rootsis tavapäraselt toimub just 10. detsembril, sest see on Nobeli surma aastapäev ja sümboolselt sellel päeval siis need preemiad üle antakse. Esimene Nobeli füüsikapreemia laureaat oli Röntgen. Ja mida muud ka see õss on, kui mingis mõttes röntgenpilt meie keele hetkeseisust. See näitab, millises seisus on hetkel eesti keel. Kui ikkagi jääb kahtlus, et kuidas siis on õige, siis ma soovitan lähtuda järgmisest soovitusest ja ma loen selle sõna-sõnalt maha, et ma ühegi sõnaga ei eksiks. Vahel ennem õssist järele vaadata, kuidas kirjakeele normi järgi õigesti kirjutada. Räägime, reklaamime ja arendame eesti keelt, aga samal ajal kaitseme ja hoiame seda. Aitäh! Suur aitäh! Ja avasõnade osa lõpetab Eesti Keele Instituudi direktor Arvi Tavast. Head õssi koostajad, kasutajad, toetajad ja huvilised. Me oleme siis Eesti Keele Instituudina oleme Teaduste Akadeemia assotsieerunud liige ja see annab meile võimaluse kord aastas seda saali siin kasutada ja täna on see kord. See on selle aasta sündmus, see on tippsündmus mitte võib-olla isegi selle aasta sees, vaid seda on oodatud mitte nagu jõulusid, vaid palju pikemalt, 7 aastat on oodatud seda sündmust ja päris hoolega oodatud, arutletud, vaieldud õssi teemal ja nüüd oleme siis siin ja see ongi see päev, nagu üks külastaja saabudes ütles, et täna ongi siis see päev. Õss ei ole mingi tavaline sõnaraamat. Ta on eriti seoses sellega, et eestlaste jaoks keel on üks identiteedi osa, ta on pigem või isegi eelkõige on ta sümbol, ikoon, midagi sellist, mis on meile oluline sellepärast, et eesti keel on meile oluline. Ta tähistab seda, et meil on eesti keel oluline. Ta ei ole midagi iseendast mõistetavat, see on midagi sellist, mille üle ollakse nõus vaidlema, arutlema, erinevaid seisukohti kujundama. Ja EKI funktsioon siin on, ma ei tea, Marekiga me ei ole rääkinud sellest, et tahaks õssi väljaandmist üle anda. Sellest võib-olla siis pärast räägime eraldi. Mulle tundub, et me oleme natuke kaitses sel teemal, et me nagu väga ei tahaks üle anda. Ja EKI funktsioon siin on
mitte öelda, et keegi on midagi valesti teinud, mitte juhtida tähelepanu sellele, et mingi keelekasutus, mis juba on juhtunud, on vale, vaid pigem sellele, et toetada inimesi nende selles keelekasutuses, mis neil parajasti käsil on. Anda neile see tunne, et jah, see on meie keel, jah, see on ka minu keel, jah, ma oskan selles keeles väljenduda, vajadusel on mul abi kergesti käepärast ja ma saan selles keeles väljenduda selgelt ja arusaadavalt. Õss ei ole koostatud kuskil tornis lukkude ja riivide taga. Eesti keelt ei saa hoida kapis mingis asutuses. Eesti keel ise on meie kõigi oma ja ka selle õssi koostamine on olnud palju laiem kui EKI sisene asi. Sel teemal on olulisel määral kaasa rääkinud Emakeeleseltsi keeletoimkond ja samuti paljud sidusrühmad, kellega me oleme seda arutanud mitmesugustes erinevates foorumites. Ja see teos on sündinud isegi rohkem avaliku pilgu all kui varasemad õssid. Kui varem on olnud niimoodi, et õssi ilmudes saadakse teada, mis seal kirjas on, siis praegu on paljud sihtrühmad näinud seda õssi või selle valmivaid variante või nende mustandeid juba palju varem, saanud kaasa rääkida, õss on käinud retsenseerimisel, oleme selle tulemusi arvesse võtnud. Ja see ongi õssi suur väärtus, et ta ei ole mitte EKI vaade eesti keelele, vaid ta on palju laiem vaade, ta on mingis mõttes lausa ühiskondlik kokkulepe selle kohta, missugune eesti keel praegu on ja missugune me tahame, et ta oleks. Ja siit ongi võib-olla loomulik minna tänusõnade juurde. Ma ise ei ole õssi koostanud, ma olen seda koostamist näinud enam või vähem lähedalt ja näinud, mis suurusjärgu töö see on olnud. Kui varasemaid õsse on koostanud umbes 4-5 inimest, siis praegu on, kui pärast siin tänamisteni jõuame, on ikka pigem paarkümmend inimest koostanud ja see töö on olnud päris intensiivne. See ei paista kõik välja, see töö, kui vaatame seda valmis trükivärvi järgi lõhnavat raamatut või veebiversiooni, siis kogu see detailide töö, mis seal taga on, ei paista välja. Seal vabalt võib olla, et iga sõna on arutatud pikalt töörühmas, iga tähte või koma on seal põhjalikult arutatud, on mõeldud ühtepidi, teistpidi, siis saadud tagasisidet mujalt, mõeldud jälle kolmandat pidi ja otsitud seda viisi, kuidas asja kõige paremini teha. Ja tulemus on praeguseks teie ees ja kõik need koostajad, toimetajad, tehnilised töötajad ja nii edasi on väga suurt tänu väärt. See on töö, mida ei tehta aplausi pärast või sellepärast, et see on minu tööülesanne. Seda tehakse sellepärast, et on sisemine veendumus, et see on vajalik, et eesti keel on meile oluline ja et eesti keel vajab meie täit hoolt ja tähelepanu. Suur aitäh teile kõigile selle eest. Ja suur aitäh teile kõigile ka nende avasõnade eest ja enne kui me läheme esitlusettekannete juurde, on meil võimalus nautida muusikalist astet Tallinna Muusika- ja Balletikooli saksofoni kvartetilt. Palume. Nad on ennast harjutusruumi unustanud. Väga tore.
üks vana. Ja tänasel pidulikul üritusel siin esimesena esitame teile prantsuse helilooja Jean-Baptiste Singele suure kvarteti kontserdi. Et see on üks saksofoni kvartetile üks algupärane lugu, mis on kirjutatud siis saksofoni kõige noorem puhtilm. Et peale saksofoni pole enam puhtile leiutud, siis 1840 ja nii edasi kopikatega siis Adolf Sachs selle pilli leiutas. Kui paljud arvavad, et saksofon on pärit Ameerikast ja džässiga seotud, siis džäss tekkis alles päris kaua aega peale saksofoni tekkinud. Aga nüüd siis Jean-Baptiste Singele ja suur kvarteti kontsert.
suur tänu selle suurepärase vahepala eest ja nüüd ongi aeg minna ettekannete juurde ja kõige esimeseks palun siia uut õssi tutvustama Eesti Keele Instituudi juhtivleksikograafi ja õssi töörühma juhi Margit Langemetsa. Austatud keele- ja õssisõbrad, head kolleegid, armsad sõbrad. Täna esitletav Eesti õigekeelsussõnaraamat õss 2025 ühtpidi jätkab ajaloolist õsside traditsiooni, olles järjelt 14. Teisalt on selle õssi tegu käinud mitmes mõttes teisiti. Tiu ja teisiti, see aasta teisiti, kui luuletajat tsiteerida. Meenutame. Kui eelmine õss 2018. aasta lõpus ilmus, olid sõnaveebi tööd juba alanud. Muuhulgas oli ka õssi vestlusringist välja koorunud, et keeleinfot ja keeleabi on tohutult, aga inimesed ei leia seda üles. Seesama oligi meie soov, teha keeleinfo hõlpsalt kättesaadavaks ühest kohast. Esimese asjana tähendas see erisõnastikes oleva info koondamist ühtekokku, ühte baasi. Õssi ilmumisest paar kuud hiljem, veebruaris 2019, sai avalikuks EKI uus keeleportaal Sõnaveeb, kuhu olid juba jõudnud uus seletav sõnaraamat ehk nüüdne EKI ühendsõnastik ja naabersõnade sõnastik. Peagi alustasime ka õssi info ülevaatamist ja ületoomist. Õssile mõeldes liikusime algul teist rada, võrreldes sellega, kuhu oleme jõudnud nüüd. 2021. aastal tsiteerisin keeletoimetajate aastaraamatus, samuti õpetajate teabepäeva ettekandes meie mõtte toena Henn Saarit 1970. kirjutisest, kes leidis, et miks inimene peaks otsima 4 või 5 kohast, kui kõik vajalik võib olla ühtede kaante vahel koos. Ühtede kaante all mõtles Saari mõistagi õssi, meie mõtlesime sõnaveebi, täpsemalt EKI ühendsõnastikku. Mõte oli meil ometi üks. Kõige kaudu, mis sõnastiku juures ja ümber, saame kõige paremini oma rahvaga kontakti. Õsside ajaloos olid algul väiksed õssid, mis hõlmasid eeskätt kirjakuju, hääldust ja sõnamuutmist. Suuremaks kasvas õss 1999, kuhu lisandusid sõnastusnäited ja soovitused. Päriselt suur õss oleks hõlmanud ka kõiki tähendusi ja veel rohkem näiteid. Umbes nii liikus Saari mõte. Meie kujutluses oleks suur õss kujunenud teisipidi. EKI ühendsõnastik oleks lisandunud nii-öelda õssi osa, normingud, sõnastusnäited, selgitused ja soovitused. Pealkirigi oli varasemast laenata Eesti keele sõnaraamat õss 2025. Täna esitleme õssi, mis ei ole suur õss, vaid eelmisele õssile sarnaselt keskmist mõõtu, sisaldades normingut, see tähendab õigekirja ja sõnamuutmist, valikuliselt tähendusvihjeid, sõnastusnäiteid ning selgitusi, soovitusi. Kõik teavad, et sõnastikus on sõnad, aga mis on sõna? Sõna suhte tekstiga on hiljaaegu tabavalt kokku võtnud Eero Epner. See on keeleosake, millest moodustatakse laused, lausungid, pikemad väited ja kirjeldused ning lõpuks lood. Ei ole olemas lugu ilma sõnadeta, aga on olemas sõnad ilma loota. Seega on sõna, loo või mõne muu keelelise väljenduse algosake stardipakk. Sõnaraamatus, iseäranis üldkeele sõnaraamatus, on kõik sõnad ilma loota, ilma laiema kontekstita, ilma vahetu kõneleja ja kuulajata. Üksnes kuhil stardipakke. Keele muudavad tekstiks, looks ja lauluks tema rääkijad, luuletajad ja kirjanikud, lapsed ja noored, õpetlased ja insenerid, arstid ja ametnikud. Ükski sõnaraamat ei suuda ära mahutada kogu sõnavarandust ega ära kirjeldada kõiki võimalikke keelekihte. Keele headuse määrab lõpuks ikka keele üldine tarvitamise oskus ja osavus, lausete meloodia ja rütm, kirjutaja ja kõneleja isiklik stiil, mida Andrus Saareste on nimetanud keele käitlemise kunstiks. Õssi sõnakuhil on vaid väike osa kõigist võimalikest sõnadest. Eeskätt on siin valimik neutraalse keeleinfot. See on õssi peamine sõnakogum, mis on esitatud ilma ühegi märgendita. Registrimärgendiga sõnad osutavad neutraalsest lahknevale stiilierinevusele, kui sõna kaldutakse kasutama mujal kui neutraalselt.
õssist puudumine ei tähenda kaugeltki sõna keelamist, pigem seda, et kasutada tuleb teisi allikaid. Keelekorraldus ja keeleteadus peaksid käima käsikäes. Tähelepanelikult üksteist ja tegelikku pruuki silmas pidama. Raamatusse raiutud kirjakeele norm on alati pisut ajast maas. Keel lihtsalt libiseb eest ära. Uurime kõike, sest tahame teada, kas reegel valitseb keelt või keel reeglit. Uuemal ajal on Heiki ja Kaalep sõnastanud sihi nii. Tahame avastada reeglid, mida keelekõnelejad kasutavad. Õnneks väheneb uuringutega põhjendamata soovituste hulk tasapisi. Sellele on tugevasti kaasa aidanud kogu teos Eesti grammatika, samuti paljud keeleteaduslikud artiklid ning 2 keelekorraldusega seondunud doktori väitekirja. Tiina Paeti uurimus on aidanud ajakohastada võõrainese mugandamist. Liidia Risbergi uurimus aitas kinnistada teadmist, et üldkeele sõnade tähendusi ei ole võimalik normida ega nende kohta keeles üldkehtivaid tähendussoomitusi anda. Valik tuleb teha konteksti põhjal. Õigekeelsus sõnaraamat, ehkki üldkeele sõnaraamat, teenib seaduse toel ennekõike ametisuhtlust ehk ametlikku keelt. Halduskeele tekstid on harva kaunid. Neil on paratamatult omane teatav raskepärasus, juurdunud sõnastuse kasutamine, püüdlus väljenduda täpselt ja üheti mõistetavalt. Halduskeelt ei pea tingimata parandama, kui see on koostatud eesmärgiga olla selge ja arusaadav neile, kellele see on suunatud. Sõna sobimatus saab avalduda eelkõige teksti tasandil. See tähendab, kui mingi sõna ei sobi, siis käib see kindla sõna kohta kindlas kontekstis. Teadliku valiku aitavad kasutajal teha õssis artikli lõppu paigutatud selgitused ja soovitused, pidades silmas õigekirjutuslikku või muud keelelist asjaolu. Õigekeelsusvariante ja rööpseid sõnastusvõimalusi pakuvad ka näiteväljendid. Õigekirja reeglite osas täiendab õssi Eki Teatmik. Ükski väike ega keskmine õss pole keskendunud tähenduste selgitamisele, nii ka nüüd. Õssis on valikuliselt esitatud tähendusvihjeid võõrsõnade, homonüümide, uute ja vähem tuntud sõnade juures. Kui kaaluda sõna tähenduslikku sobivust vahetusse konteksti, tuleks tugineda muudele eesti keele allikatele, uuemale Eki ühendsõnastikule, vanemale seletavale sõnaraamatule, võõrsõnade leksikonile, vajaduse korral erialasõnastikele. Õsside puhul on varem välja toodud, et nad sisaldavad silmatorkavalt palju oskussõnu, samuti seda, et oskuskeel ja oskuskeele korraldus on omakorda hakanud mõjutama üldkeele sõnade esitust. Nüüd on meil ometi tekkinud võimalus õssi koormat kergendada, kuivõrd sõnaveebi on nüüdseks koondunud väga mahukas terminikogu, rohkem kui 160 terminibaasi, kokku 325 000 eestikeelset terminit. See on koguni 5 korda rohkem kui õssis märksõnu. Kui terminina võib olla eelistatud korgits, siis üldkeeles on korgitser ja korgits võrdväärsed, niisamuti autorsus ja autorlus, keere ja vint, lõhnravi ja lõhnaravi. Mainimata ei saa jätta ka ajavahemikku 2020 kuni 2022 jäänud tuliseid arutelusid keele ja normimisega seotud väärtuste üle. Kui avalikus meedias arutlesid nii keeleteadlased kui ka praktikud, näiteks keeletoimetajad, tõlkijad ja ajakirjanikud. Ene Vainik ja Keeda Paulsen tõid oma analüüsis kujukalt välja, kuidas kõik tegelikult pooldasid eesti keele säilimist läbi aegade ning tunnustasid keele kui sümboli rolli rahvuslikus identiteedis. Aga taustal näisid toimivat erisugused väärtusmudelid. Autorid näitasid, kuidas kujundlik mõtlemine ja väljendus on paratamatult selektiivne, teatades vaid osalist tõde. Kes näeb keelt kui abivajajat, tõttab teda kaitsma, kes kui elus organismi soovib lasta sel kujuneda omasoodu. Oma uurimistulemusi tutvustavad nad ka rahvusvahelises leksikograafia ajakirjas International Journal of Lexicography. Maailmas arutletakse tegelikult üsna palju keele teadliku suunamise ehk normingu ja keele kirjeldamise ehk objektiivse normi vahekorra üle. Uuritakse normide ja keelekasutuse dünaamilist vastasmõju, arvestades kontekste, ideoloogiat, poliitikat ja muid nähtusi. Nii mõnedki kasulikud foorumid oleme üles leidnud alles nüüd 2 õssi vahepeal.
Tahaksin veel eraldi peatuda kasutajate tagasisidel. Võrreldes varasemate EKI veebisõnaraamatutega on sõnaveebi tagasiside olnud täiesti teist masti. Võib lausa ütelda, et sõnastik ei koosta mitte EKI inimesed üksi, vaid kõik eesti keelehuvilised. Niivõrd asjalikku ja pidevat, rõhutan pidevat koostööd kasutajatega ei mäleta ühegi varasema sõnastiku puhul. See on suur armastus oma keele vastu. Suur tänu kõigile, kes on meile tagasisidet saatnud. Õssi küll pidevalt ei täiendata, aga ka õssi kaudu tulnud tähelepanekud kuluvad edaspidiseks marjaks ära. Ja tänusõnadega ma jätkan. Südamest tänulik olen oma õssi töörühmale, kellega koos oleme puudasoola kahtlemata ära söönud. Ja teise puudasoola oleme söönud ära koos meie arendustiimiga. Suur aitäh teile kõigile. Ja lõpetuseks. Õss on Eesti kultuuritraditsioon, aga kas ta võiks ükskord olla suur õss? Seda me praegu ei tea. Kahtlemata ei mahu ta siis paberile, vaid peaks elama veebis või mõnes hoopis uues meediumis, mida me veel samuti ette ei kujuta. Aga tänane õss on suur, isegi hiiglasuur, koos oma sõsarallikatega, sõnaveebi ja EKI teatmikuga. Aga unistada võime. Aitäh! Suur aitäh, Margit! Raamatu kujul oleme õssi nüüdseks juba ka näinud ja mõned meist siin käeski hoidnud, aga veebiversioon on veel tundmatu. Õssi veebiversiooni tutvustab EKI-Lexi tehniline tootejuht Esta Prangel. Head kuulajad, 2 aastat tagasi teostati sõnaveebi kasutaja uuring. Vastajad olid üsna ühel meelel, et uut järgnevat õssi soovitakse kasutada veebis. Küll aga erinesid arvamused selle kohta, milline see veebiversioon täpselt olema peaks. Arendustöös püüdsime kõiki neid soove arvesse võtta nii palju kui võimalik. Samuti andsime endast parima, et õssi oleks mugav kasutada sõltumata nutiseadmest ja ekraani suurusest. Ja nüüd asjast. Kuna õss oli plaanitud ilmuma sõnaveebis teistest sõnakogudest eraldi, siis oli omajagu peamurdmist, kuidas lahendada liiklus sõnaveebi, õssi ja EKI teatmiku vahel. Tegime selles edasi. Sõnaveebi avalehel üleval paremas nurgas on menüü. Siin on kõik võimalikud sõnaveebi alamlehed, nagu näiteks uued sõnad, keeleõppija sõnaveeb ja ka EKI teatmik ja õss. Kui siia õssile nüüd klikkida, siis see õss avaneb uues aknas. Nii et soovi korral on lihtne tagasi minna sõnaveebi, kust alustati. Õssi leheküljel on samuti samasugune menüü nagu sõnaveebist tuttav ja siit saab siis liikuda teatmiku, sõnaveebi või kuhugi muule alamlehele. Õssis saab teha otsinguid samamoodi kui sõnaveebist juba tuttav. Küll aga tehakse see otsing ainult õssi piires. Ja nii nagu sõnaveebis hakatakse ka siin pakkuma vasteid, kuid samuti ainult õssi piirest. Kui siis avada siin mingi kirja, siis see, mis me näeme, on näiteks palju lagedam, kui oleme harjunud sõnaveebis nägema, sest siin on täpselt vaid need andmed, mis on ka paberõssis. Grammatilised andmed, tähendusvihjed, näited, liitsõnad, võrded, soovitused, täpselt sama, mis paberil. Küll aga tänu veebiversiooni omapärale oleme saanud parandada loetavust, kuna on ruumi olnud lisada siia vahepealkirju ning samuti lisada funktsioone, mis raamatus ei saa olemas olla, nagu näiteks lingid, siin sünonüümide sektsioonis näiteks viivad siis õssi selle sünonüümi juurde. Samuti saab siin märksõna järel näiteks klõpsata sellele ikoonile ja siis kopeeritakse viide, mida võib siis kasutada
bibliograafilise kirjete loetelus näiteks kusagil. Nüüd tagasi otsingu juurde. Otsinguid tehakse õssi piires märksõnadest, liitsõnade loenditest, võrdevormidest ja tuletistest. Leitakse üles ka näiteks liitsõnad, mis ei ole omaette märksõnad, aga mis esinevad siin liitsõnade loendites. Näiteks, kui siit otsida nüüd imehea, siis näeme, et meile kuvatakse selle liitsõna esiosa ja järelosa, kuigi see liitsõna ise ei ole eraldi märksõna. Siin on see aga veidi välja toodud, et oleks näha, millest jutt on. Saab ka kasutada tärni ja küsimärki, et teha hajusotsingut. Nii saab mitu tulemust. Näiteks, kui kirjutada siia hea, oi, siin on klaviatuuril teised need, nii, vaatame. Nii, proovime niimoodi. Nii, sellist tulemust ei tule, aga no näiteks. Siit leidsime siis 3-tähelised sõnad, mis algavad H ja E-ga ja mille lõpus on veel üks täht. Siit saab neid siis ükshaaval avada. Aga kui teha siis otsing, näiteks otsida siit mingit sõna, mida õssis ei ole, näiteks, no ükskõik, mis see siis on, nii, õssist seda ei leia. Aga siin on siis link, mis teeb sama otsingu sõna veebis. See avaneb uues aknas ja siin näeme tulemust. Nagu Margit mainis, ühendsõnastikuse termini kogudes on palju suurem valik sõnu, nii et tõenäoliselt siit see vastus leitakse. Õss jäi siin taustal avatuks, mistõttu saab tagasi mugavalt siia liikuda. Ja nii ongi, et ma ei tea, isiklikult tundub, et kõik on väga lihtne, et polegi sellest ühest otsikastist teab kui palju rääkida. Siin all on siis all on lingid lehekülgedele paberiüssist, saatesõna ja viited ning ilmumisandmed, muud tüübid ja põhireeglid viivad EKI-teatmikku. Ja siin on ka võimalus saata siis tagasisidet just nimelt õssi kohta. Nagu öeldud, õss püsib muutumatuna, seetõttu õssi andmeid me ei uuenda, aga paneme kõik kõrva taha ning kasutajaliidese arendamine kestab, nii et selles osas me saame jooksvalt teha täiendusi, kui osutub vajalikuks. Aitäh, mõnusat kasutamist! Nii, suur aitäh! Ja nagu kuulsime, siis õssist saab järele kontrollida, kuidas sõnu kirjutada, kuidas neid käänata ja pöörata, aga õigekeelsuskäsiraamatust ehk EKI-teatmikust leiab kasutaja kirjakeele normi kohta ka selle info, mis sõnaraamatusse ei kuulu või ei mahu. Ja ettekannete osa lõpetab EKI vanemkeelekorraldaja teadur Tiina Paet, kes tutvustabki meile EKI-teatmikku. Aitäh eelkõnelejatele, ilusti rääkisite. Mul on hea meel tutvustada tänasel pidulikul päeval EKI-teatmikku. Nii. Ja põhjus, miks me täna ka teatmikust saame rääkida, on see, et EKI-teatmik on paariline värskele õssile, aga ka ühendsõnastikule, moodustades nendega terviku. Enne kui ma keskendun teatmiku seosele õssiga lähemalt, mis on tänase päeva põhiteema kahtlemata, räägin ma mõne sõnaga teatmiku kontseptsioonist lähemalt. Sõnaraamat vajab enda kõrvale täienduseks grammatikat või käsiraamatut. Ja nii esitabki teatmik kirjakeele reeglid, selgitused ja muu sellise info, mida sõnaraamatu vorm ei võimalda.
aga mis täiendab, põhjendab või selgitab sõnaraamatu materjali esitust. Ühendsõnastikus on umbes 160 artiklis viide teatmikule ehk link ja õssis asuvad viidete loetelus, aga samamoodi ka õssi 160 selgitust toetavad ja laiendavad teatmiku artiklid. Varem on üksikasjalikke õigekirjareegleid ka õssides olnud, näiteks siis 1950. aastatel ilmunud väikeses õigekeelsussõnaraamatus, aga ka 76. aasta õssis ja muide täpselt 100 aastat tagasi ilmuma hakanud 1925. aasta õssile, mis ilmus 3 köites, plaaniti ka 4. köidet, milles olnuks siis õigekiri, mida aga ei tulnud ajaloo keerdkäikude tõttu. Kuna teatmiku puhul on tegu üksnes veebis ilmuma väljaandega, ehk tema kodu on veebis, ta elab veebis, nagu ütles Margit Üssi kohta, siis ei saa ta ka kunagi tegelikult valmis. Ja osa artikleid jäävadki märgendiga koostamisel, mis tähendab, et neid täiendatakse jooksvalt. Näiteks võib tuua sellise artikli nagu üksiksõnade kirjakuju täiendused. Teatmiku koostamisel oleme lähtunud õssi ja EKI teatmiku koostamise tegevuskavast 2022–2025 ja see koostamise protsess on olnud avalik nagu ühendsõnastiku koostamisel ja võimaldanud ka arvestada kasutajate tagasisidet. Teatmiku hoitakse pidevalt ajakohasena, näiteks võib tuua siis, et keelemudelite tulles tegime artikli keelemudelitest kiiresti või siis ka meie pidevad tähelepanekud normingu ja keelekasutuse levinud muutuste kohta. Ja teatmikku täiendataksegi sedamööda, kuidas jõutakse üks või teine teema läbi töötada, otsus vastu võtta või kuidas tekivad uued teadmised keele kohta. Siin on näha siis teatmiku avaleht, kus päevakajaliste teemade all me esitame kas värskelt ilmunud valminud artikleid või siis muidu mingil põhjusel aktuaalseid teemasid, antud juhul siis halduskeel ja kantseliit, oskuskeel ja üldkeel, norming ja keelekasutuse hea tava, mis on meil värskelt valminud. See, et teatmik pidevalt uueneb, nagu ma ütlesin, ei tähenda kindlasti, et selle sisu pidevalt muutuks ja varasem oleks kehtetu. Pigem on tegu täiendustega, uute artiklitega, mõnel juhul ka täpsemaks sõnastamisega, struktuurimuutustega või vajalike näidete lisamisega. Ja õigekirja põhireeglid püsivad täiesti muutumatutena, nii et seal ei muudeta isegi ühegi punkti ega koma asukohta. Kuna meie sihtrühm on laiemalt kõik keeleinfo vajajad, siis ühelt poolt me püüame hoida oma käsitlusviisi võimalikult lihtsa ja ülevaatliku, näiteks kasutame me võimalikult lihtsaid termineid, sest teatmiku koostamisel oleme me mõelnud ka kooliõpilastele. Aga teatmik on abivahend ka eesti keele riigieksami hindamisel, nõnda et me arvestame ka õpetajate vajadusi. Aga teisalt me taotleme teaduspõhisust, kus võimalik, toetume teadusartiklitele, väitekirjadele, tervikkäsitlustele. Näiteks võiksin välja tuua artiklid tähendusmuutustest või ka keelekorralduse uuenenud põhimõtetest. Artiklite lõpus on ka enamasti viited kasutatud kirjandusele, aga ka lisalugemisele. Põhjalikkusaste on eri artiklitele erinev, sõltuvalt teemast. Osa artikleid on ülevaatlikumad, näiteks juhtudel, kui on olemas põhjalikud käsitlused, siis me viitame neile ja toome teatmikus välja üksnes kõige olulisema. Üksikasjalikumaid osi on nimede peatükk, mille on koostanud Peeter Päll ja mis on mõeldud nii kõigile nimehuvilistele kui ka nimeküsimustega süvitsi tegelevatele inimestele, nagu näiteks kohalike omavalitsuste ametnikud. Teatmiku koostamisel on aluseks olnud varasem keeleviki ja eeskujuks on olnud meile Soome kodumaa keeltekeskuse kielitoimiston Ohjepankki. Teatmiku ei saa koostada
kabinetivaikuses ja oma peast välja mõeldes, mis võiks kasutajaid huvitada. Või tähendab, saab küll, aga ei ole mõtet. Et sidet päriseluga aitab meil hoida keelenõuande kogemus ja keelenõusse tulevate küsimuste põhjal me näeme, kui puudu on mõni oluline teema või näitlikustamiseks on puudu mõni näide. Ja küsimuste põhjal koostatakse ka keelenõu vakka, mis on praegu meil uuenemas. Praegu on vakas 93 artiklit, aga nendele tuleb lisa. Ja ütlen kohe eraldi välja, et teated vaka kinnipanekust ega ärakaotamisest ei vasta tõele. Teatmikus on kokku. Nii, kuulame siis ära ja fikseerime, et sireen on kuulda. On hästi kohta. Kõlab õudselt, aga ma lähen edasi. Teatmikus on kokku siis ligi 520 artiklit, mis on jaotatud 11 peatükki. Jaotus peatükkidesse on mõnevõrra tinglik, nende hulgas on siis juba mainitud keelenõuvakk, aga ka õigekirja põhireeglid 63 tuumreegliga. Põhireeglid on kinnitanud Emakeele Seltsi keeletoimkond ja need moodustavad koos ÕSS-iga kirjakeele normingu aluse vastavalt seadusele. Põhireeglid on koostanud Peeter Päll ja Maire Raadik ja koostööd on tehtud õpetajate ja toimetajatega, mille eest neile muidugi suur aitäh. Ja põhireeglid on ühed kõige sagedamini külastatavamad lehed teatmikus, kui vaadata kasutusstatistikat. Jõudes nüüd konkreetsemalt näidete juurde teatmiku seostest ÕSS-iga, mis on tänase päeva põhiteema, siis siin sinises kastis on näha ÕSS-i jalus, mida näitas ka Esta meile natuke aega tagasi, ja selles jaluses siis klikates muud tüüpidele jõuab teatmikku, milles esitatakse käänd- ja pöördsõnade tüübikirjeldused ja selle osa autorid on Ülle Viks ja Maire Raadik. Sellekohased otsused on vastu võetud EKI morfoloogia töörühmas ja kooskõlastatud vajadusel Emakeele Seltsi keeletoimkonnas. Samuti on näha siis link, mis viib ÕSS-ist otse teatmiku põhireeglite peatükile. Ja veel näiteid ÕSS-i ja teatmiku seostest ja sellest, kuidas teatmikke sõnaraamatuid täiendab. Näiteks võib tuua siis sõna õudne käänamise. ÕSS-is on selle kohta selgitus, kuna tegu on suhteliselt värske normingu muudatusega aastast 2022. Ühendsõnastikus on seesama selgitus, aga lisatud on sellele selgitusele ka viide või link siis Emakeele Seltsi keeletoimkonna vastavale otsusele ja teatmikus on selle normingu muudatuse kohta siis tausta lahtis seletus. Nii, teatmiku artiklis üksiksõnade kirjakuju täiendused oleme me fikseerinud olulisemad muutused üksiksõnade kirjakujudes, mis on siis EKI ühendsõnastikus ja uues ÕSS-is ka koostamisel tehtud alates 2022. aastast. Siin pildil on näha muidugi ainult osa neist, et niimoodi siis aastate kaupa me oleme nad esitanud. Aga mõni sõna ka kokku-lahku kirjutamisest. Selle kohta, et silmast silma ja näost näkku peaks eelistatult kirjutama lahku ja mitte sidekriipsuga, ütleb lühidalt ÕSS. Et nii on, pikemalt seletab ühendsõnastik ja lingib siis otse teatmikku ja terve artikli siis sellekohaste näidetega pühendab sellele probleemile siis teatmik. Aga teatmik püüab olla ka sillaks eelmise ja uue ÕSS-i vahel.
Et siin on siis ühendsõnastiku selgituses näha viidet teatmiku artiklitele, siis on näha eelmise õssi soovitus ja uue õssi seletus. Ja miks seda soovitust ei ole jätkatud uues õssis, et see selgub siis kenasti teatmikus just. Nii, aga ongi aeg rääkida nendest, kes selle teatmiku on teinud. Teatmiku koostajad on ühtlasi õssi ja üssi koostajad. Ja suurem osa neist on olnud ka eelmiste õsside ja keeleviki autorid ja nad on ka keelenõuandjad. Ja ma ütleksin, et see tagab ühtluse, stabiilsuse ja järjepidevuse nende soovituste ja selgituste esitusel ja vormistusel. Teatmiku koostajad ja toimetajad on Peeter Päll, kes on peatoimetaja, Maire Raadik, Margit Langemets, Tiina Leemets, Sirje Mäearu, Tuuli Rehemaa ja mina. Ja kaasa on aidanud veel paljud kolleegid EKist ja ka väljaspool EKit, näiteks Tartu Ülikoolist ja mujaltki, näiteks Kaitseväe ühendatud õppeasutusest. Et nemad on loonud siis üksikuid artikleid ja osa tänusõnu on siis ka konkreetsete artiklite all, mille koostamise juures siis on meid aidatud või konsulteeritud. Näiteks on siis Tartu Ülikooli klassikalised filoloogid konsulteerinud meid ladina ja kreeka tähetabelite koostamisel ja tänusõnad neile on siis selle konkreetse artikli all. Ja muidugi oleme väga tänulikud oma retsensendile Riina Reinsalule. Tehnilise poole pealt oleme tänulikud Reigo Tuulikule ja Indrek Heinale ja õigele rajale kohe alguses aitas ja tegi esimesed artiklid Arvi Tavast. Aitäh kõigile! Ja lõpetuseks, teie kõik saate anda oma panuse sellesse muutuvasse teatmikku, andes tagasisidet, pakkudes käsitlemist vajavaid teemasid või vajaduse korral ka parandusi. Tänan kuulamast! Suur tänu. Tänusõnu on siin juba mitmedki lausunud ja tänusõnu tuleb veel öelda nii mõnigi. EKI direktor Arvi Tavast ütles ennist, et enamik inimesi näeb täna siin ühte ilusat raamatut ja ühte toimivat veebiversiooni, aga selle taga on aastatepikkune töö ja loendamatu hulk igasuguseid nüansse, mida võib-olla igaüks ei märka, aga millest sõltub hästi palju. Ja et see on töö, mida ei tehta aplausi, vaid sisemise veendumise pärast. See on väga kenasti öeldud ja nende sõnadega sobibki minna õssi töörühma tänamise juurde. Ma palun tänamiseks siia direktori Arvi Tavasti ja tänapäeva eesti keele osakonna juhataja Sirli Tsupingu. Ja kõigepealt soovime tänada õssi töörühma juhti Margit Langemetsa. Suur tänu ja väga tore just, et olekski hea, et jääte siia kõik veel ootele. Järgmiseks täname õssi koostajaid Indrek Hein, Jelena Kallas,
Külli Kuusk, Tiina Leemets, Sirje Mäearu, Tiina Paet, Peeter Päll, Maire Raadik, Tuuli Rehemaa, Liidia Resberg, siinkohal tuleb tänada ka Sirlit Suppingut, Mai Tiits, Tiia Valdre, ja Ülle Viks. Aga tänatavaid on veel. Õssi veebilahenduse arendasid Jako Puht, Martin Laubre, Helen Minaržik, Esta Prangel, ja Martin Vaik. Seejärel suur aitäh küljenduse skripti koostajatele Katrin Tsepelina ja Arvi Tavast. Ning lõpetuseks täname Õssi selgituste ja soovituste osa retsenseerijat Riina Reinsalu. Nii, suur aitäh ja praegu meil on tegelikult hea võimalus nüüd teha ka ühine pilt, nii et palun tulge siia keskele poole. Nii, aga nüüd
võime just juba öelda, et saame siia kutsuda oma tuntud headuses taas kord meie saksofoni kvarteti. Olge nii head. Järgmise muusikalise palaga me läheme meist päris kaugel asutsevasse riiki Argentiinasse, kust on pärit siis tangokuningas Astor Piazzolla, mis on kirjutanud palju erinevaid tangosid ja me esitame täna Libertango. väikse Hispaania serenaadi sama helilaupäeval, keda juba esitasime, ehk Asjakal Penise. Ilmselt tunneneks Hispaania lendus sellest, kui aknast välja vaadata. Külm ei ole, võiks olla külm.
etteastet lõpetame siis Kalvise looga. Inglise keeles kannab pealkirja Let It Snow, mis ajab. Aga siit te tunnete ära ka muid lugusid selle loo seest. Suur tänu teile nende kaunite lugude eest ja nüüd annan sõna tänapäeva eesti keele osakonna juhatajale Sirli Tsupingule. Tere veel kord kõigile, keda ei ole tervitanud. Mina täidan mõnes mõttes pausi, aga ma mõtlesin, hetkel on nii, et me oleme ajakavast veidi ees ja haridus- ja teadusminister Kristina Kallas on veel teel. Ja mõtlesin seda, et mitte lihtsalt täita lobaga aega, aga öelda seda, mis ei ole täna ehk väga hästi ühestki kõnes välja tulnud ja mis on minu roll öelda. Et alustuseks silla kujundi toon mängu ka, et see praegune olukord, et me oleme ajast ees, kirjeldab ülihästi ÕSSi töörühma tööd. Minul on olnud au olla sellel 2 viimasel aastal osakonna juhataja, tänapäeva eesti keele osakonna juhataja, kus siis seda sõnaraamatut põhiliselt on koostatud ja nii nagu praegu oleme ajast ees, ma ütleks, et peaaegu iga päev, iga kuu, igat tööülesannet täites mul on hästi tihti olnud see tunne või teadmine või tõdemus isegi, et
alles ma jõudsin soovida või alles me jõudsime rääkida midagi läbi, juba on töö tehtud. Et kuidagi kõik toimub hästi kiiresti. Et suur aitäh selle eest, et te olete tõesti, kui ma mingis Aktuaalse Kaamera intervjuus kuidagi hääle värisedes ütlesin, et hästi kõrge tööeetikaga ja tõeliselt äge meeskond või töörühm, siis selle taga oli just see, et jõuan ma ainult mõelda, juba järgmine päev on juba see tulemus käes. Et aitäh teile ja silla loomise kujund, aitäh asekantsler Kairi Kaldoja, et selle sa lõid, see on siin praeguse tänase päeva kontekstis ülioluline, et minu arust ei ole siin veel täna kuidagi siiralt ja mõnusalt tähelepanu saanud tõesti need, kes on meil selle õssi koostamise juures hästi palju tegelikult abiks olnud. See on, ma ütleks, avaliku halduse mõttes kaasamise päris hea näide, et teemegi avalikult, arutleme, vaidleme ja jõuame tulemuseni. Ei pea alati olema käima sellega kaasas tüli ja pahameel ja halb olek, et pigem see, et kui me nüüd distantsilt mingi hetk võib-olla vaatame, saame aru, et tegelikult on hea ikka, kui on selliseid kriitilisi arvajaid, et saavad kõik tahud kaetud ja saame meie ka oma mõtet ja teadmist selgemaks sättida. Aitäh teile kõigile, et te võtsite oma päevast aja ja tulite siia, sest meie jaoks on täna Eesti Keele Instituudis tõesti hästi pidulik päev. Aitäh kõigile! Aitäh! Ja nüüd ongi aeg lõppsõnadeks. Annan sõna meie haridus- ja teadusministrile Kristina Kallasele. Palun. Suur tänu selle võimaluse eest ka sõna võtta, et austatud keeleinimesed, täna on keeleinimeste jaoks väga suur päev. Uus õigekeelsuse sõnaraamat on ilmunud ja suur tänu teile kõigile, kes te olete selle raamatu koostamisse väga palju panustanud. Olen kindel, et nende tänusõnadega liitub ka kogu Eesti rahvas. Oleme me ju tegelikult rahvana väga tugevasti keeleusku. Eesti keel on meie identiteedi alus, hoiab seda, arendab seda, meie arusaama meist endist, see käib ikkagi läbi meie keele. Ja keel on ka kultuuri ja rahvuse kõrval just see, mida me hoiame ja mis hoiab meid ka nende aegade otsani. Õssil on kindel koht meie keelelises enesetunnetuses. Õssi traditsioon on niisama vana, nagu tegelikult meie iseseisev riik. Me teame, et esimene õss ilmus ju 1918. aastal. Nagu riik ei sündinud tühjale kohale, nii sündis ka õss põhjaliku eeltöö järel. 107 aasta jooksul oleme järjest saanud kasutada uusi väljaandeid, mille tegemise juures on olnud meie parimad keeleinimesed Johann Voldemar Veskist kuni Margit Langemetsani. Iga õss on fikseerinud eesti keelelise seisu oma väljaandmise ajal ja meie õsside aukartust äratav rida kajastab keele arenemist. Nii saab ka seesinases uues õssis eesti kirjakeele normi alus alates 1. jaanuarist 2026. On kokku loetud, et uues raamatus leidub umbes 500 uut sõna, mis on koos ühiskonna arenemisega meie keelde tulnud, sest keel areneb nagu iga elav organism. Piilusin sisse praegu ja panin näpu peale koroonatestidele ja nagu uuele sõnale. Võib ju väita, et keele arenemine on pidev ja ühe ajahetke jäädvustamine sellel teel justkui poleks otstarbekas. Ent katkematu õsside väljaandmise traditsioon räägib hoopis sellele vastu. Ta on nagu kindel tugipuu, millele saame oma keelt toetada, leida kindlust ja kaunidust ning keelelist rikkust, mida võiksime julgemini ka ametlikus pruugis kasutada ja kantseliiti ohjeldada. Võib ka väita ju seda, et tänapäeval pole enam õssi sellisel kujul vaja. Kogu info on kättesaadav e-kujul ja muudest andmekogudest, ent õigekeelsuse sõnaraamatul on oma eriroll. Ta näitab meile sõnade õigekirja ja jagab heakeelsuse soovitusi. Kuni kestab eestikeelne raamat,
kestab ka eestikeelsuse sõnaraamatute traditsioon. Rõõmustagem, et uus ja väga paks õss ilmub käimasoleva Eesti raamatuaasta ühe tähtsündmusena ning juba 26. aasta kevadel saab aidata meie abituriente emakeele lõpueksamil. Olge tuhandest tänatud meie keele eest hoolt kandmast, Margit ja kõik teised. Suur tänu ja sellega ongi meie üritluse ametlik osa lõppenud. Olete kõik lahkelt oodatud tervitusvastuvõtule ja soovime sisukaid vestlusi, meeldivat koosviibimist, head õssi lehitsemist ja õssis surfamist.